Kui öelda tänavakunst, siis viib mõte kohe graffiti peale. Aga tegelikult on tänavakunstil ja graffitil ikka suur vahe. Üks on selline poolillegaalne või illegaalne lausa, aga teine on ikkagi ametlik ja kunst. Aga meie lähemegi vaatame, mida siis tähendab endast Street Art Jam 2016. Maarja Mageeli võiks see siis olla, et tänavakunsti jämmimine. Mida kujutab endast Street Art Jam 2016? Street Art Jam on siis tegelikult tänavakultuurifestivali Chase Street Baltic Sessioni tänavakunsti sündmuste kokkuvõttev üritus. Ehk siis Street Art Jami eesmärk on rikastada Tallinna tänavapilti professionaalse tänavakunstiga. Nagu näiteks see siin. Tegelikult tänavakunsti aetaksegi segamini illegaalse sodimisega. Et lihtsalt kritseldamine ei võrdu kohe kunstiteostega ja see ongi asi, mida me soovime siis muuta, et inimeste teadlikkus suureneks. Et tegelikult tänavakunsti teoste hulka ei kuulu isegi ainult maalid, vaid igasugused erinevad skulptuurid. Et need võivad olla nii maja seintel, maja sees, erinevate nii-öelda ruumi rekvisiitide peal ja tegelikult see valdkond on väga lai. No, kelle kunstiteos see siin Telliskivi loomalinnaku seina peal on ja kuidas ta selle tegi, millest? See siis konkreetselt on Portugali kunstniku Bordalo kunstiteos, mis siis avas selle aasta Street Art Jami ja tegelikult ta tegi selle kunstiteose prügist. Et tegemist on siis lendoravaga ja selle kunstniku enda sõnad on, et kuna me toodame tänapäeva ühiskonnas liiga palju asju, siis see on siis tema viis, kuidas leida rakendust, et mitte lihtsalt prügi ära visata. Kes veel tulevad siia tänavakunsti tegema ja mis ajast, mis ajani seda kunsti siin näha saab ja kus see on? Tegelikult sellel aastal on meil tulemas jällegi väga palju erinevate riikide kunstnikke. Meil on tulemas Mehhikost kunstnikud, Itaaliast, Prantsusmaalt, meil on olemas ka Eesti kohalikud tegijad ja järgmine ajavahemikus näha rohkem võib, on siis 3. ja 4. september ehk siis Uue maailma festival siin samas lähedal, kus siis samamoodi näeb erinevaid maalinguid. Ja kui me eelmistel aastatel oleme võib-olla rohkem olnud Tallinna piirkonnas, siis näiteks 15. septembril hakatakse ka Sauele. Mismoodi on see Street Art Jam Tallinna pilti muutnud? Tallinna tänavapilti on Street Art Jam muutnud väga erinevates linnaosades, et meil on Mustamäe sotsiaalkeskuse sein, meil on olemas Nõmme terviserada, meil on olemas joonistused Tondil, täiesti siinsamas Telliskivis ja ta on tegelikult rikastanud ja muutnud inimesed teadlikumaks, et tänavakunst on täpselt samamoodi väga professionaalne kunstivaldkond, mille kohta võiks rohkem uurida. No, kuidas nüüd ütleme, see kõik on seotud sellise tänava tantsimise ja kõige muu sellega ja kas see on nagu siis nüüd ütleme mingi uus kultuuriliik, tänavakultuur? Tänavakultuur on tegelikult, ma arvan, paljudele inimestele väga tuttav, et see on samamoodi seotud muusikaga, samamoodi seotud riietusega, tantsuga, joonistamisega, et need on kõik tegelikult sellised tegevusalad, millega me puutume kokku ja see konkreetselt siin, ehk siis Street Art Jam on lihtsalt üks osa suurest nädalast, mis algab 17. oktoobril, ehk siis Chase Street Baltic Sessioni festivali nädal ja tants, ilu, mood, kunst, need kõik kasvavadki selleks tervikuks kogu selle nädala jooksul ja ma arvan, et kõige parem kogu sellest asjast ettekujutust saada on siis 23. oktoober, kui on siis finaalpäev Nordea kontserdimajas. Nii et põnevat uudistamist jagub igatahes terve nädala. No kuhu te soovitate inimestel minna, kui nad tahavad näha, kuidas valmib üks tänavakunsti teos? See siin on juba valmis, aga kuhu siis nüüd selle Street Art 2016 siis Jami käigus veel tuleb selliseid suurteoseid? No me oleme tegelikult üpris kättesaadavates kohtades, et just see Uue maailma festival, mis tuleb nüüd septembri esimesel nädalavahetusel, sinna kindlasti soovitan minna, et 2 päeva on võimalus näha erinevaid kunstnikke, erinevaid maalinguid ja samamoodi tegelikult ka 6. septembril ja ka näiteks võib minna Sauele, see on küll veidi kaugemal,
aga kindlasti väga huvitav vaatamispilt. Et rohkem infot lihtsalt hoida ennast kursis meie Facebooki lehega. Ja kõige siis nii-öelda finaalsündmus sellele Street Art Jamile on 18. oktoobril ja see on siis see võimalus, kus saab teha ka sisejoonistamist ja kunstnikega natuke juttu puhuda. Et see uudised tuleb kogu aeg juurde, uusi tegijaid, uusi inimesi tuleb ka kogu aeg juurde ja lihtsalt hoida ennast kursis, et me oleme tegelikult siinsamas lähedal.